Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Sa magad Chiquito mu poe ja pikki randa kõnnib öö. On meri veel ärkvel, ta kohiseb kaasa ja lainetus kalgavel öö. Su isal on pilluke paar ja valge puri selle peal. Kuid kahjuks merel on saakini väe ja paate on rohkesti selliseid seal. Ei põlga maa tormi, mis võidelda tahab, kui vahustel vettel kaob maa. Kuid elus on torme, mis murravad maa ja neist juba jagu ei saa. Sa magad Chiquito mu poe, võib-olla unes õnne näed ja kuigi muret toob hommik, siis ometi kõikjal ei koida ju päikseta päev. Sa magad Chiquito mu poe ja pikki randa kõnnib öö. On meri veel ärkvel, ta kohiseb kaasa ja lainetust kaldale löö. Seal lainete taga on saar, ka seal on kõrged palmipuu ja üle nende on samuti elendav taevas ja kollase sõõrina kuu. Ja Maikal ja Kuubal on ühised tähed, on sarnaselt siinavad leed. Kuid ometi kõrvuti elus ei lähe, neil kalurirajad ja teed. Kommista Taliman, Talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatundi Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi ja laulis Kalmer Tennossaar, tema kuulus Jamaika hällilaul, autoriteks täitsa omad mehed Aarne Oit ja Heldur Karmo. Ja selles laulus on sõnad, elus on torme, mis murravad maha ja neist juba jagu ei saa. Kirjutatud analoogis ja käsitsi. Absoluutselt. Ja miks me sellise suvise laulukesega nüüd talvist saadet alustame? Asi on nimelt selles, et täiesti kummalisel kombel tabas meid selline uudis sellel nädalal, et Eesti E-riigi Akadeemia hangib Kuubale 441 000 euro eest digipöörde seadmeid, et siis Kuuba kommunistid saaksid, ma ei tea, minna üle analoogsüsteemidelt digitaalsetele süsteemidele, saaksid paremini siis arutada, kuidas oma inimeste õigusi ära võtta, võib-olla selle aparatuuri abil saab ka luurata paremini inimeste järgi, aga see point, mis ma siin tahan öelda, on see, et kui 2026. aastal Euroopa Liidu liige Eesti hangib 500 000 euro eest kommunistlikule diktatuuririigile Kuuba digitaalseid seadmeid, siis igaüks võib arvata, kuhu need seadmed jõuavad. Need seadmed jõuavad kommunistide kätte, kes kasutavad neid oma rahva vastu täpselt nii, nagu nad on seda kõike teinud 1959. aastast alates, kui seal oli kommunistlik riigipööre. Ja see on täielik absurd. No ja nii palju, kui Kuuba selleks võimeline on või Kuuba peale praegune valitsus, aga E-riigi Akadeemia tegevdirektor Hannes Astok oma lühikommentaaris soovitas kõigil juua alkoholivaba koolat, kes seda teemat käsitlevad, ja ta viitas eelkõige sellele, et tegemist on Euroopa Liidu projektiga, nii et ainuüksi Eestit selles süüdistada on natuke keeruline, aga tegelikult on probleem väga palju laiem ja see, kui paljud riigid ikkagi Venemaad siiamaani toetavad ilma igasuguste sanktsioonideta ja kui palju ka meie
otseselt või kaudselt läbi erinevate kanalite neid riike toetama, see on probleem. Hannes Astok viitab, et tegemist on juba 2016. aastal ehk pea 10 aastat tagasi heaks kiidetud projektile. Sõda Ukrainas juba käis. Millele on ka Eesti oma heakskiidu andnud, et vahepealsel ajal on ju küll ja küll olnud aega ka seda ära lõpetada, aga teisest küljest võib-olla nemad jällegi teavad midagi, mida meie ei tea, et vaata Donald Trump siin ju ähvardab, et läheb kohe, kui vaja, lööb Kuubas korra majja ja siis oleme vupsti ka õigel poolel üle ju. Ja mida siis ütlevad Eesti oluliselt välispoliitika tegelevad inimesed, Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et kirjutas sotsiaalmeedias, et Kuuba on terroristlik Eesti ja ähvardab ülemaailmset julgeolekut samamoodi nagu ka Venemaa ja et lisas ka seda, et tuleks ka Euroopa Liidu tasandil aktiivsemad tööd selle nimel, et peatada terroristliku režiimi toetamine, survestada neid seeläbi oma poliitikat muutma. Tsiteerin, Kuuba ei erine oma olemuselt ei Iraanist, Põhja-Koreast või Venemaast. Ja see ongi nii ja sellepärast on kummaline, et meie kunagine saatekaaslane Hannes Astok nüüd tulihingelisest kaitseb. Ta muuhulgas ütleb ka seda, et E-riigi akadeemia töö keskendub Kuuba inimestele võrdse, kaasava ja läbipäästva ligipääsu loomisele, digiteenustele ja teabele. No ärge ajage naerma, tõepoolest. See on kommunistlik diktatuuririik. Kõik, mis seal on, kõik. Ja peale selle, mis digi? Seal on ju pime, seal pole elektrit, sellepärast, et pärast seda, kui Venezuela igasugune naftaäri Kuubaga ära lõpetati, siis Trumpi poolt siis polegi neil millegagi oma lagunevaid elektrijaamu siis käigus hoida. Nii et kuulge. No jah, aga ajalugu ju näitab, kuidas tehnoloogia võib ühiskondi muuta. Kindlasti, jah. No, tegelikult tuleks ikkagi väga kiita ja loota, et Donald Trumpi uus sanktsioonide idee kehtestada sanktsioonid ka kõigi neile riikidele, kes ostavad Venemaalt mingisuguseid keelatud tooraineid, eelkõige naftat, gaasi, uraani, eks ole. Et see tegelikult avaldaks mõju ja tõepoolest, miks me ei räägi Hiinast, Indiast, Ungarist, paljudest Aafrika riikidest, kellest küll ei sõltu mitte midagi, aga miks me ei räägi tegelikult Türgist ja Egiptusest, kes toetavad poolkaudselt Venemaad ju kas või läbi turismiäri. Väga lihtsalt. Et nendest sanktsioonidest ja piiride seadmisest rääkimine on ikkagi niivõrd hägune ja see on minu meelest murekoht. Aga meie läheme siinkohal nüüd hoopis Tallinna Võimuliidu juurde, nimelt siis Tallinna Võimuliit, mis siis koosneb Keskerakonnast ja Isamaast, alustas 2026. aasta eelarve koostamist ja selle eelarve koostamine toob siis endaga kaasa ka palju mitmesuguseid vaidlusi, seisukohti ja samuti vaatab siis uus linnavõim üle eelmises koalitsioonis tehtud investeeringut ja loobub mitmetest ideedest ja mõned nendest ideedest on sellised, millest me oleme hästi palju rääkinud. Siis see eelarve iseenesest on sama suur kui möödunud aastal ehk 1,3 miljardit eurot ja suur osa sellest on haridus- ja eestikeelsele õppele üleminek, aga ka nendest asjadest, mis on nii-öelda diskussiooni all olnud ja millest on palju räägitud, siis lasteaia kohatasu kaotatakse ära ja õpetajad saavad jätkuvalt riigi alammäärast 100 euro võrra kõrgemat palka. On ka toetusi, sotsiaaltoetuse suurendamist ja pensionäridele teatud toetusi, aga esimesel lugemisel läheb eelarve 22. jaanuaril. Tegelikult me elame ikkagi eelarve aastas, mille eelarve ei ole vastu võetud ja ma eeldan, et selle eelarve arutelus volikogus ikkagi tekib väga palju huvitavaid küsimusi, millele ka saab vastuseid, aga tõepoolest Kristjan Järvan, abilinnapea, ütles minu meelest märgilise asja, et on kahesugused investeeringud. Esteetilised ja kriitilised. Ehk siis kui palju on rohelist ja kui palju on nii-öelda ilusaid kõnniteid või jalgrattateid ja kui palju on kriitilisi investeeringuid, ehk siis tõepoolest neid investeeringuid, mida Tallinn vajab ja mida Tallinnale on vaja ja suur haigla on üks selline asi tegelikult, mille puhul endiselt ei ole ikkagi selgust majas. See eelarve annab tegelikult väga hea vastuse sellele küsimusele või neile sügistele küsimustele, et miks Isamaa otsustas minna
koalitsiooni Keskerakonnaga, mitte teha siis nii-öelda koos kõigi teistega koalitsiooni Keskerakonna vastu, et juba siis ju öeldi selgelt, et hiljemalt järgmise aasta sügisel on tarvis ette näidata saavutusi, kuna Riigikogu valimised on tulemas ja see eelarve väga selgelt seda keelt räägib ja sa juba viitasid nii-öelda sellele vast ühele kõlavamale küsimusele, see on see nii-öelda Tallinna Suurhaigla teema ja selle saatuse küsimus ja kõlavaid küsimusi, Indrek Riiko ja kes sa kandideerisid ka kohalikel valimistel, on veel palju. Näiteks, et miks on tänavad pargitud autosid täis, kui selle sama tänava all on maa-alune parkla, kus on silt, et vaba on 123 kohta. Noh, ja vastus sinu arvates on sellele küsimusele? Ma ei tea. Ma pakuks, et see on inimene mõtleb oma rahakotiga. Vaata hinda ja ta paneb sinna, kus on punkt 1, kus on, kuna mina olen pidev parkija, kui ma linnas asju olen, siis ma panen auto sinna, kust esiteks ma saan kohe supsti sisse, supsti välja ja teine, kus on odavam parkida. Sellepärast, kui sa lähed kuskile parkimismajja, siis keerutad mööda mingid korrused ja siis pressid ennast 2 auto vahel ja lõpuks on see kallim ka, see tundub täiesti mõttetu. See eest on varjumiskohtade küsimus lahendatud. Et parkimismajas või 4. korrusel maa-aluses parkimismajas. No maa-aluses parkimismajas küll, kindlasti, jah. No nii, aga siis et neid küsimusi on veel on palju, et suur osa sellest eelarvest lähebki siis haridusteemadeks, see on ka koolide olukorra parandamine, võib-olla mõni kool vajab mingisugust uut maja näiteks, midagi on vaja, praegu ehitatakse siis need uued juurdeehitused, mis Tallinnas muuhulgas siis nendele olulistele, kuidas öelda, super- või eliitkoolidele tehakse näiteks siis reaalkoolile, need maksavad tänapäeval mitte 10, vaid isegi 100 miljonid eurosid, et selles mõttes see, kuidas uued koolid ehitatakse, väga uhked, see on muidugi väga armas, samas saaks selle raha eest parandada väiksemate koolide olukorda ja nii edasi. Aga suurem teema, millest siis räägitakse Tallinna puhul, on siiski see suurhaigla küsimus, et kas Tallinn peab siis endale ehitama uue suurhaigla kuskile Lasnamäe nuka peale või siis ta ei pea seda tegema. Ja siin on need arengud juba päris huvitav. Nojah, suurhaigla projekt on tegelikult käimas ja lahkunud linnavõim ütleb, et selle lõpetamine võib tuua 10 miljoni euro suuruse trahvi. Tegelikult see Tallinna haigla arenduse asi on ju käinud pikka aega ja Põhja-Eesti regionaalhaigla, kes asunub väga erinevates majades ja tegelikult võtab täitsa märkimisväärse osa ühest Tallinna linnaruumist, võiks ju olla tegelikult see koht, kus tekib uus suurhaigla. Miks mitte? Ehk siis ma ei tea, kas peab ehitama uut, aga võib-olla peab, tõepoolest, väidetavalt 600 000 inimest saaks moel või teisel sellest uuest suurhaiglast ühes kohas abi, aga suurhaigla ei ole ainult projekt, ehitus, see tähendab sisustus, see tähendab teenindust, nii et väga keeruline. Ma siin segan sulle vahel, et meil ju jätkuvalt tegelikult käib nii-öelda jutt 2 asjast, mida justkui mõlemad koondatakse selle Tallinna Suurhaigla nime alla. Üks asi on jutt sellest, et kõik nii-öelda Tallinnale kuuluvad haiglad koondatakse kokku 9 haiglaks ja versioon 2 või võimalus 2 on neile veel omakorda lisada ka Põhja-Eesti regionaalhaigla, eks ole. Ja see nüüd kõik annaks kokku selle 600 000. Ilma Põhja-Eesti regionaalhaiglat ei ole mõtet seda haiglat teha. Ja 3. aspekt on veel see, et kas see kõik vajab siis mingisugust uut utoopilist haiglaehitist Lasnamäele. Sellele ma viitasin, et Perhil on ju tegelikult väga palju haiglahooneid, tõsi küll, nad asuvad eraldi üksteisest eemale, et võib-olla võtaks selle kuidagi kokku seal. Sest kui me jätame Perhi sellest mängust välja ja mõtleme sellele, mis toimub... Aga ma jätan Perhi välja, sellepärast, et ka uus haigla tahab riigilt saada poole rahast. Ja, aga kui ma ütlen, et juhul, kui me jätame Perhi nüüd sellest mängust välja, sellepärast, et siiamaani selle Tallinna haigla suhtes on konsensus pigem olnud suurem ja see, kas Perh sinna juurde panna või mitte, on vaidluse ainult rohkem teinud. Siis kui me mõtleme seda, mis nagu Tallinna alla kuuluvad, on siin kesklinnas Keskhaigla, Meremeeste haigla ja veel mõned,
noh, kui neid Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna haigla. Just, kui neid hooneid veel vaadata, no siis tekib küll küsimus, et võib-olla siin võib kehtida see loogika, et uue ehitamine on odavam kui vanade lammutamine, liiatigi nii mõnedki neist on ju tegelikult väga magusas, kinnisvara mõttes väga magusas kohas asuvad krundid, eks ole, mille müügistki annab juba prisket raha teenida. See on õige ja aga nüüd, kui lihtsalt vaadata tagasi terve selle suurhaigla ideele ja mina pean siin suurhaiglaks seda monstrumit, mida siis on soovitud ehitada Lasnamäele, siis tuletan meelde, et millal kogu see plaan algas, et koondame kõik Tallinna haiglad siis ühte kohta ja see koht saab olema Lasnamäel ja see peab olema supermoodne, et see on ühes reas, see on Edgar Savisaare aegne idee ja see on ühes reas siis selle õigeusu kiriku ehitamisega Lasnamäe servale, täpselt samamoodi, see oli vajalik selleks, et teha mingisugune suur ehitis, mis veelgi rohkem nii-öelda kindlustaks neid hääli, mida Savisaare Keskerakond Lasnamäelt siis kogu aeg sai ja millega ta Priit, see on ikkagi natuke laiem. Ja nüüd sa paned pisut, jah. Ja Tartu Ülikooli kliinikum tegelikult näitas ikkagi seda, et üks suur Lõuna-Eesti haigla toimib ja toimib väga hästi. Ja vaata, uus kirik Lasnamäel on selline nice to have, millega on võimalus hääli püüda ja nii edasi, aga nii-öelda haiglateenus ja kvaliteetne korralik haiglateenistus, see on asi, milleta me mitte mingil juhul ei saa, et selles mõttes see võrdlus ei ole, ma ise muidugi kartsin, et sa paned siin mupo ja lipo ja muud asjad võib-olla sinna kõrvale. 2015. aasta lõpus lubas Tallinna linnapea Edgar Savisaar, et Lasnamäele kerkib Eesti suurim Tartu Ülikooli kliinikuga võrreldav haiglakompleks. Nii et ärge seletage seda. See näide, millest tegelikult ka Savisaar tookord eeskuju võttis. Jaa, aga kas te siis nagu seda nagu poliitilist nagu arvestus selle taga tõesti nagu ei suuda läbi näha, mis pärast Edgar Savisaar tahab ehitada ühte Eesti suurimat moodsamat haiglat Lasnamäele. No vaata, üks asi on poliitiline arvestus, see on loomulikult omaette teema, aga siin praegusel hetkel, kui me räägime sellest uue Tallinna suurhaigla teemast 2026. aasta alguses, siis see on väga selge küsimus ka selle kohta, et kui pakid, et mis on see sobiv ajahetk selle jaoks, et kas praegusel hetkel on kõige parem seda projekti vedada või me võiksime sellega oodata 3 aastat või me võiksime oodata 5 aastat ja ma viitan siin selgelt nii-öelda riigi ja ka Eesti Vabariigi pealinna rahalistele võimalustele. No selgelt tuleb olemasolevaid haiglaid hakata renoveerima, rekonstrueerima, seda aeg-ajalt ka juba tehakse, aga minu küsimus on ikkagi taas see, et miks Lasnamäe? Jätame selle Savisaare kunagi see 15 ei saa jätta, see on selle loo osa. Miks see võiks olla Mustamäel ja miks see võiks olla, kui riigi osalus sellepärast, et seal ei ole hääli, seal ei ole keskerakondlikke hääli seal Mustamäel nii palju, kuigi Lauri Raat seal suurelt võitis, aga Lasnamäega see ei võitle. Ei, aga seal on haiglakompleks olemas, et ühendame selle, ehitame selle sinna, selle seal on PERH ja see ei kuulu linnale. Jaa, ainult, et niikuinii on uue haigla ehitamiseks vaja ju riigi toet. Valitsus on selge, natuke selgitan, valitsus on selge sõnaga öelnud, et mingisugust toetust ei ole. Mingit toetust sellele projektile valitsus ei anna, ütles juba eelmisel aastal ja kaks valitsust on seda järjest öelnud, punkt, nii. Nüüd kõik see, millega on siis Tallinna linnavalitsus, siis sotside ja eelnevad keskerakondlikud linnavalitsused tegelenud, nad on üritanud leida mingisugust konksu, kuidas riiki tõmmata sellesse süsteemi sisse. Tallinnal ei ole selle asja ehitamiseks raha, see maksab umbes 1 miljard, Tallinn saaks maksimaalselt välja panna umbes 400 miljonit, nüüd teist 400 oleks tingimata vaja riigilt. Selleks mõeldi välja selline asi, et okei, aga paneme PERH-i ka sinna hulka, siis tunneb valitsus, et nad on kuidagi kaasatud ja siis hakkab raha voolama. Valitsus ütleb selle peale tutkid. Ei, et me võime siin öelda seda, et paneme PERH-i ka, aga meie mitte midagi ei pane ja niikaua kuni valitsus on öelnud, et ei, nad ei osale suurhaigla projektis, ei idane ka midagi, aga probleem on selles, et Ossinovski linnavalitsus jõudis juba sõlmida ohtralt lepinguid, linnavalitsuse eelarvest praegu on umbes 30 miljonit reserveeritud selleks, et projekteerida seda uut haiglat, mida väga suure tõenäosusega mitte kuidagi ei tule. Lisaks, nagu Karmen Joller ütles, on need andmed, millele tuginedes seda projekteeritakse osaliselt 10 ja rohkem kui 10 aastat vanad,
ehk et nendele andmetele tuginedes ei saagi enam seda asja projekteerida, see ei ole selline, mida me tahame, see on üks õudne jama kokku keeratud ja sotsid lahkusid, ütlesid nii, okei, tehke nüüd, kulutage seda raha, aga 30 milli võib minna linna eelarvest lihtsalt täiesti mõttetult mingi asja projekteerimisele, mida kunagi ei ehitata. Ja selle projekteerimisel lõpetamine toob kaasa trahvi. Veel 10 miljonit. 10 miljonit. See on omaette küsimus, kuidas on suudetud konkursil nii-öelda läbi lasta selline leping, kus nii-öelda just ka nagu teenusmahu kõrval on proportsioonis selline trahv sisse kirjutatud, aga see selleks, aga sellest Tallinna Suurhaiglast mina vastuoks arvan, et kunagi see Tallinna Suurhaigla kindlasti tuleb, aga see on nagu see uus Rail Balticu projekt, eks ole, kus alguses räägitakse küll suurtest, aga mitte nii väga suurtest summadest ja kui see mõnekümne aasta pärast lõpuks valmis saab, siis need hinnavahed on 10 kordades. See kahtlemata võib olla jah, et aga selleks peaks jõudma Keskerakond, peaks jõudma valitsusse. Sellepärast, et väga palju neid selliseid erakondi, kes kangesti tahaksid siis osaleda ja kaasa lüüa selles asjas, et ei ole. Aga võib-olla ka, kui ehitada kuskile mujale, nagu sa ütled, et see võiks olla kuskil Mustamäel, aga see tähendab seda, et seal peab osalema PERH, see tähendab seda, et valitsus peab olema nõus selle asjaga. No ühesõnaga, me saame siin veel... Jah, aga vaata, mingisugusel hetkel see paratamatult muutub nii palju pakilisemaks probleemiks, et sulle neid olemasolevaid hooneid ei ole mõtet lõputult renoveerida. See pakiline probleem on võimalik anda üle arvudesse. Tallinna haiglad erinevates kohtades teenindavad täna umbes 600 000 Eesti elanikku. Umbes. Koos PERHiga. 600 000, poolt Eesti elanikkonda. Ehk siis tegelikult see on probleem, mis tuleb lahendada. No, see ongi, siin on nii regionaalhaigla, eks ole, ja siin on ka linnahaiglad, nii et loomulikult kindlasti saab veel 10 või 20 aastat. Need on Tallinn ja siis ümbritsevad vallad, et see ongi nagu piirkondlik nagu küsimus. Et jah, et kui meenutame veel seda 2015. aastat, siis ütles erakonna Savisaare kaasvõitleja ja abilinnapea Merike Martsin ütles, et läheb vähemalt 10 aastat, enne kui suurhaigla valmis saab. Täna on meil 11 aastat möödunud ja me näeme, et ei ole isegi projekteerimise osas tõmmatakse. Läheb veel vähemalt 10 aastat. No jaa, aga mis siis Tallinna puhul veel, et me rääkisime sellest suurhaiglast ja arstiabist, kuhu peaks kohutalt minema sisse raha uppuma. Aga mis siis veel? Minul on hea meel, et ei võeta ette mingisugust hullumeelset Liivalaia tänava trammi trassi rajamist, et ma juba kujutasin endale elavalt ette siis, kui hakati suvel rääkima Liivalaia tänava trammist, et Liivalaia tänavad oleks ümber projekteerida ja sotsid olid nii leilis selle toreda mõtte üle, et kuidas ma siis hakkan sinna Kakumäe kanti sõitma paar aastat. Me kõik ju mäletame seda, kuidas Tallinna kesklinn oli trammide ehitamise tõttu mitu aastat üles kaevatud ja ma kujutasin ette, kuidas lihtsalt lõigatakse paar suurt linnaosa Tallinna kesklinnast ära, sellepärast, et teha mingisugune mõtete jupike trammid, et kuskile, mis lõpuks kedagi paremasse kohta ei vii. Ja, aga Pärnu maantee viadukt on tegelikult üks projekt, mis siiamaani on ikkagi jõus, ehk siis see on ka tegelikult küsimus, mis tekitab väga palju probleeme liikluse ümberkorraldus. See tuleb ilmselt rekonstrueerida, ma ei tea, mina ei sõida sealt iga päev ega jaluta üle, aga teie sõida. Seal on jubedad uummikud. No see nüüd alanud aasta eelarve, mida kokku pannakse, ta on ikkagi puhtalt selle aasta eelarve ja nagu alguses sai öeldud, siis ta on näitamaks, et juba tehakse, et me juba teeme, meil on esimesed saavutused, aga sükeste tõesti nii-öelda suurejooneliste asjade nagu Tallinna väike ringtee ja veel mingisugused asjad, nende saatuse otsustamisega läheb ikkagi veel aega. Nii on, no tehtagu siis ja siinkohal väike paus.